Ja tere tulemast kuulama esitlust uuringust, mille nimi oli karjäärispetsialistide professionaalse arengu vajadused ja võimalused. Ja uuringu teostajaks Stories for Impact Aune Lillemets ja Jaan Aps ja hetkel esitleja rollis Jaan. Ja suur-suur tänu nii tellijale kui ka siis kõigile nendele kümnetele inimestele, karjäärispetsialistidele, karjäärivaldkonna korraldajatele ja teistele ekspertidele, kes olid valmis sellesse uuringusse panustama, sest enamus sellest informatsioonist ja järeldustest, mis meil seisab järgnevatel slaididel ees, pärinebki siis kõigilt teie hulgast. Ja uuringu eesmärk, minnes kohe konkreetsemaks, oli selgitada välja, milliseid teadmised ja oskuseid oma tööks need spetsialistid vajavad, kes osutavad karjääriteenuseid. Ja teiselt poolt, et kui need vajadused on selgitatud välja, et kuidas siis olemasolevad võimalused hetkel neid vajadusi ka katavad. Et mis on hästi, mis on paigas ja mida tuleb edasi arendada või ka süsteemsemaks muuta. Ja uuringu tulemused vastavalt lähteülesandele siis peavad võimaldama vastama nendele kahele küsimusele, mida ma juba eelneva slaidi ajal küsisin ja mõned teemad veel juurde. Et kui nüüd seda karjäärispetsialistide väljaõpet kujundada edaspidi, et mis need praegused takistused ja arenguvajadused siis ikkagi on, mis on kaasatud sihtrühmade esindajate ettepanekud ja ühtlasi ka tuua välja, et kuna selliseid tõesti nii võimalusi, takistusi, arendusvõimalusi on suur hulk, et kuidas need siis ka erinevate sihtrühmade vahel jagunevad. Ja uuringu metoodika koosnes eelkõige siis dokumendi analüüsi läbiviimisest ja lisaks oli hulk intervjuusid siht- ja sidusgruppide esindajatega. Ja lisaks oli uuringute läbiviimisele suureks toeks ekspertidest ja valdkonna korraldajatest koosnev juhtrühm, kellega oli aeg-ajalt võimalik selliseid esialgseid järeldusi põrgatada läbi. Ja kokkuvõttes on lootus see, et see nii tänane esitlus kui ka siis see uuringu raport, mis juba valmib, et see saab olema siis valdkonna osapooltele tööriist, et ühelt poolt siis ettepanekuid ja järeldusi, tõendusmaterjali valdkonna korraldajatele ja eestvedajatele. Ja teiselt poolt, kuna kaasatud oli ka väga palju praktikuid, siis ka palju nippe siis ka nendele spetsialistidele, kes iga päev siis ka karjääriteenuste sihtrühmadega töötavad. Ja lühidalt mõned kommentaarid metoodika kohta ka, et dokumendi analüüs hõlmas lisaks viimaste aastate karjäärivaldkonna uuringutele ka mõningaid teisi haridusvaldkonna uuringuid, nagu Margit seda sündmust sisse juhatades viitas, et siis tõepoolest, et see ka karjäärivaldkond on ökosüsteem ja ta on seotud omakorda teiste ökosüsteemidega ka. Et siis neid seoseid teiste valdkondadega on hulgaliselt. Ja kui tuues nendest senistest uuringutest ühe välja, siis just aastal 2022 valminud karjäärispetsialisti koolitusmudel on siis seni üks kõige süsteemsem uuring, analüüs ja ühtlasi see andis ka võimaluse võrrelda, et mis siis 3-4 aastaga muutunud on, kuna arenguid on olnud hulk. Ja tegemist oli seekord kvalitatiivse uuringuga, et just saada siis ligipääs nendele kogemustele, mõtetele, mis valdkonnaga kokku puutuvatel inimestel on võimalikult sügavalt. Ja 3 peamist sihtrühma, et esiteks siis professionaalid, karjäärispetsialistid, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku karjääriteenuste osutamise või korraldamisega. Siis ka täienduskoolitusasutused ja kõrgkoolid.
ja kindlasti ka erialaliidud ja muud organisatsioonid, et kes on siis ka osa sellest ökosüsteemist. ja väga lühidalt, et tuues välja ka, et kellega rääkisime, sest siis on ka hiljem võimalik neid välja toodud olukorra kirjeldusi, ettepanekuid täpsemini tõlgendada. et kõigepealt siis karjäärivaldkonna professionaalide osas keskendusime just eelkõige üldharidusele, et kuna eelnevates uuringutes olid teatud fookused ka teistes kohtades, mis tähendab, et oli hulk uurimisküsimusi, millele me lootsime vastuseid just kas siis üldharidusasutustes töötavatelt spetsialistidelt või nendega lähedalt kokku puutuvatelt spetsialistidelt. Siis rääkisime hulgaliselt koolituspakkujatega, et nii Tartu Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist, erinevatest instituutidest ja ka erasektori koolituspakkujatega. ja siis ka mõne organisatsiooniga, et kellel siis, et kes niikuinii toetavad aineõpetajate kompetentse ja kellel siis võib olla senisest enam ka potentsiaali just aineõpetajate karjäärialaseid kompetentse veel rohkem toetada. ja olid siis veel mõned sihtrühmad juures, et tõesti saada sellest ökosüsteemist võimalikult terviklik pilt, et rääkisime Eesti Töötukassaga, rääkisime Eesti koolijuhtide ühendusega ja just vaatasime, et ka erinevate piirkondade kogemust oleks võimalik kokku ka koguda. kindlasti karjäärivaldkonna üks fookusteemasid on kõik kutse andmisega seonduv, et see sai ka eraldi tähelepanu ja siis ka Haridus- ja Teadusministeeriumis ka laiemalt. ja kui kõigepealt anda kogu selle essentsi ühel slaidil edasi ja siis minna palju-palju praktilisemaks ja detailsemaks. et kõigepealt endiselt on jätkumas see positiivne trend ka siis jätkumas, kui nüüd võrrelda selle 2022. aasta uuringu tulemustega, et karjäärivaldkond on Eestis professionaliseerumas, et on olemas karjäärispetsialisti kutse, on olemas väga aktiivne katusorganisatsioon, keda ka mitmed intervjueeritud tunnustasid erinevates valdkondades siis professionaalsusesse panustamise eest ja on ka selge seos kogu valdkonnal siis toodud välja ka Eesti haridusstrateegia eesmärkidega. Teiselt poolt tuleb tõdeda, et kuigi tasemeõppes ja ka täiendkoolitussüsteemis toimub väga palju väärtuslikku ja järjepidevat ja kvaliteetset, mida siis ka kaasatud osapooled tunnustasid, siis ikkagi selline terviklik tasemeõppe ja täienduskoolitussüsteem on selline järgmine arengusamm, et mis siis veel hetkel niimoodi ei ole. ja mida just see terviklikkus ka praktiliselt tähendab, on see, et siis kõik inimesed, kellel on siis vajadus ja huvi ennast karjäärispetsialistina arendada, et on selline hästi selge teekond või ka mõned teekonna variandid, et alates siis huvi tundmisest kui ka näiteks ka karjäärivaldkonnaga ka haakuvate valdkondadega enne sellist seost ei ole olnud, et seda professionaalsust hakata omandama, kuni siis tõesti, et ka juba kogenud ekspertidel oleksid hästi selged arenguteed, et kuhu siis veel oma meisterlikkuses edasi areneda. ja kui me Aunega arutasime, et kuidas neid slaide teha, et loomulikult on väga vajalik ja moes üldistamine ja visualiseerimine. kuid antud teema puhul, kuna tegemist oli kvalitatiivse uuringuga ja eriti valdkonnaga juba kas siis väga palju või vähemalt osaliselt kursis olevatele inimestele, kes siia täna kogunenud on, siis me tundsime, et kui kogu see materjal oleks kujunenud selliseks väga visualiseerituks ja üldistatuks, et siis see oleks jäänud ka loosungilikuks. ehk siis järgnevatel slaididel on teksti üsna mahukalt, kuid just mõte ongi, et kuna te olete valdkonnaga kursis, et siis te näete sellest
kohatisest tekstirohkusest, just seda nüanssi ja detaili, et kust ta tulebki see potentsiaalne väärtus sellest uuringust välja. Kõigepealt alati, et kui rääkida kellegi professionaalsusest, tuleb ka täpsemalt defineerida, et kelle professionaalsusest me räägime. ja kutsestandardis on karjäärispetsialist väga selgelt määratletud, et lihtsalt siis vundamendina meeldetuletuseks. karjäärispetsialistid on siis inimestele abiks erinevatel karjääri kujundamisega seotud teemadel. kindlasti karjäärispetsialist siis toetab inimesi erinevate võimaluste kaardistamisel, erinevate valikute tegemisel ja siis ka nende valikute elluviimisel. karjäärispetsialistid võivad töötada väga erinevates organisatsioonides, et kas karjäärinõustamiskeskustes, haridusasutustes ja teistes organisatsioonides ja kindlasti erinevates sektorites ka, et olgu tegemist avaliku sektori, erasektori või kolmanda sektoriga. ja kliendi profiilid võivad olla ka väga erinevad, sest karjääriteemad on olulised ja hädavajalikud väga erineva profiiliga inimestele, alates õpilastest, üliõpilastest, töötavad täiskasvanud, töötud. üha rohkem ju räägitakse ka eakate tööhõive toetamisest ja nii mõnigi kord nende põhiliste sihtrühmade ümber on siis nii-öelda veel selle põhilise sihtrühma vaates siis ka kaudsed sihtrühmad nagu lapsevanemad, haridustöötajad, tööandjad, kes jälle mõnes teises kontekstis võivad ise olla siis karjääriteenuse saajad. ja kindlasti siit määratlusest tuleb ka välja siis ka taoliste uuringute teostamise nii võlu kui keerukus, sest juba siin definitsioonis on väga hästi see, ütleme, karjäärispetsialisti rolli mitmekihilisus toodud välja. ja teiselt poolt siis keerukus ongi see, et nagu siit on näha, et kui tahta uurida siis konkreetsete inimeste või nende alasüsteemidega seotud kogemusi, võimalusi, piiranguid, siis on alati vaja ka fokusseerida. ja siis on ju küsimus see, et milline fookus on piisav, et piisavalt lai ja piisavalt kitsas. et käesolevas uuringus siis fookuse põhikese oli just üldharidussüsteemil, kuid just ka tulenevalt sellest ökosüsteemi mitmekihilisusest loomulikult aeg-ajalt see prožektor läks ka ökosüsteemi teistele osadele ka. ja uuringu sihtgrupi osas me lähtusime sellest, et igal juhul karjäärispetsialistina enda professionaalsust on vaja arendada nendel inimestel, kellel siis oma tööülesannete täitmiseks vastavaid kompetentse vaja on. et selles osas ei olegi oluline see täpne enesemääratlus, et kas nüüd inimene enda ise tunneb ennast siit slaidi pealt ära või mitte, vaid oluline on just see, et kas ta töötab sihtrühmadega ja kas ta satub tööalaselt olukordadesse, et kus siis tal on neid asju vaja teha, mis eelnevas slaidi peal kirjas olid. kuid teiselt poolt just ka nendes intervjuudes fookusgruppides tuli välja, et see sisemine enesemääratlus on väga-väga oluline. ja see mõjutab just seda, et kuidas ja kui süvitsi siis neid kompetentse ollakse valmis omandama, et kuivõrd ollakse just karjäärispetsialistina valmis professionaliseeruma ja siis neid praktikas rakendama. kui palju Eestis karjäärispetsialiste on? et ühelt poolt on seda raske kindlaks määrata, sellepärast et ametinimetuses ei pruugi sõna karjäär sisalduda ja sealjuures ju tegutsetakse erinevates valdkondades erinevate kliendigruppidega. kuid teiselt poolt teatud viisidel saab karjäärispetsialist määratleda ikka ja numbriliselt ka. et näiteks oskuste kompassis, et niimoodi sellise automaatse statistikana on siis karjäärispetsialistina töötajate arvuks märgitud 300 inimest või näiteks karjäärinõustajate ühingu liikmeid on 166.
kuid kui me vaatame nüüd kõiki ametikohti, kes siis vajavad või siis vähemalt selle ametikoha ülesannete täitmisel siis teatud olukordades või teatud tüüpi organisatsioonides võib olla neid karjäärispetsialisti kompetentse vaja, et siis see pilt on muidugi palju-palju laiem. et me räägime ikkagi potentsiaalselt tuhandetest, kümnetest tuhandetest inimestest ja mõned märksõnad ja kaugeltki mitte ammendav loetelu on siis siin slaidi peal toodud välja ka, et aineõpetajad, personalispetsialistid, personalijuhid, noorsootöötajad ja nii edasi. ja kuna üks meie eesmärk selle uuringu raames oligi just tugevdada seda vundamenti, et kuidas siis karjäärispetsialiste määratleda, ehkki seda vundamenti on siis selguse loomise mõttes võimalik tugevdada ka erinevatel viisidel, et siis siin slaidi peal on üks võimalus, kuidas seda teha. et üks võimalik sihtgrupi jaotus on siis see, et kõigepealt inimene ei ole karjäärispetsialist, ta ei määrata ennast sellena, siis mingil hetkel teda võib lugeda algajaks ja algajast siis saab praktik ja praktikust saab ekspert. ja ühelt poolt on siit näha, et kindlasti karjääris spetsialistil, kui ta oma tööd alustab, et tal igal juhul teatud tüüpi kompetentse on vaja, kuid teiselt poolt kindlasti need rõhuasetused siis sellel teekonnal karjääris spetsialistina erinevates etappides võivad olla erinevad. ja siis, kui ka kutsuda inimesi täiendavalt professionaliseeruma, siis ka need sõnumid, mis siis inimesi puudutavad, kus nad ennast ära tunnevad, mis neid motiveerivad, et need siis võivad olla ka erinevad. ja väga oluline plokk, nagu ka eelnevalt viidatud sai, on siis see esimene plokk, et intervjuudest tuli välja, et kasvõi üldharidustöötajate hulgas on hulk inimesi, kes, kuigi nad iseend karjäärispetsialistina ei määratle, nad täidavad tööülesandeid, mis kuuluvad karjäärispetsialistide, ütleme, tüüpiliste tööülesannete hulka. ja kindlasti selle professionaliseerumise arendamise üks väljakutseid ongi see, et kuidas siis neile viia sellised baasteadmised ja oskused, et jah, et neil see põhirolli identiteet on midagi muud, kuid neil läheb vähemalt siis teatud neid karjäärispetsialisti kompetentse vaja. kui liigutada prožektori vihu koolitus- ja enesetäiendamisvõimalustele, siis ühelt poolt on pilt väga mitmekülgne ja ühtlasi mitmed nendest mitmekülgsetest võimalustest on olnud ka järjepidevad. et ongi, et on erinevaid koolitusi, on pakutud nii kõrgkoolide poolt, eraettevõtete poolt ja ka riigiasutuste poolt, nii Haridus- ja Noorteamet, Töötukassa, Kutsekoda. ja kui nüüd vaadata ülikoole lähemalt ja vaadata tasemeõpet, et siis aineid, mis karjäärispetsialistide kompetentsi nad ka katavad, et neid on. et kui üldistada ja see on nüüd üldistus, et siis kõige rohkem on neid psühholoogia õppekavades, aga siis teistes õppekavades on ka. ja lisaks võib esile tuua siis Tartu Ülikooli mikrokraadi ja lisaks ka kursused karjääri- ja ettevõtlusõppe õpetajatele. kui nüüd võrrelda kõigepealt aastat, mis oli kaetud selles 2022. aasta uuringus ja nüüd aasta 2026 esimesel poolel, siis Tartu Ülikooli osas saab nentida, et see karjäärispetsialisti kompetentsi katvate tasemeõppe ainete maht on sarnane. et osad nimetused võivad olla muutunud, maht on enam-vähem jäänud endiseks. et Tallinna Ülikoolis on nii ja naa, et siis ühelt poolt on ainete maht küll mõnevõrra vähenenud, kuid teiselt poolt, kui me vaatame just haridusteaduse ja andragoogika magistrite tasemeõppe kavasid, et siis sinna on tulnud uusi aineid juurde. ja kui vaadata täiendkoolituste pakkujaid, et siis see pilt on olnud stabiilne ja siis aeg-ajalt tehakse selliseid uusi
ja kvaliteetseid projekte juurde ja siis ka tuleb uusi koolitusi. Et see oli siis lühikene niimoodi linnulennult ülevaade nendest võimalustest, et see on siis üks näide sellest, kus raport on palju-palju detailsem, et ka kõik need õppekavad, ained on pandud siis eraldi tabelitesse ka. kuid vaatame kohe, et mida siis intervjueeritud inimesed tagasisidena õpivõimaluste kohta ütlesid. Kõigepealt hoolimata tüüpilisest eestimaalaste kriitilisusest toodi välja valdavalt väga positiivseid kogemusi ja need valdavalt positiivsed kogemused olid kõigi nimetatud võimalustega. küll, kui me uurisime juurde, et millal siis oli viimatine kogemus või kui tihedad need kogemused on olnud, et paljud karjäärispetsialistid tõid välja, et nad viimasel ajal aega enesetäienduseks leidnud ei ole ja tõid põhjuse suure töökoormuse. Ja kiideti siis näiteks karjäärispetsialistidele pakutavaid aineid ja kursuseid ja eriti tõsteti esile juba mainitud mikrokraadi. Ja sellisest just informatiivsest poolest toodi välja siis ka OSKA programmi raames läbi viidud infopäevasid ja esitlusi, et selline hea kompaktne viis, kasvõi trendidest saada ülevaadet. Ja mis on siis ka olnud nii teadmiste kui sellise inspiratsiooni ja motivatsiooni osas väga-väga oluline on siis erinevate selliste võrgustike pakutavad võimalused, et kus saab siis nii teadmiseid, oskuseid, kogemusi, mõnikord ka rahvusvahelisi võimalusi, kaasa arvatud ise õpirändele minna. Et nii siis sellised riiklikud kui ka siis kohalikul või piirkondlikul tasemel siis nende võrgustike poolt ja siis riiklikes siis nii Eesti Karjäärinõustajate Ühingu poolt pakutav kui ka siis Haridus- ja Noorteamet ja Euroguidance. Ja toodi ka välja, et mõnikord ka ootamatult võivad ka teiste või siis pealkirja mõistes teiste valdkondade koolitused väga kasulikuks osutuda siis ka karjäärispetsialisti ametis. Ja sulgudes olevatest näidetest on näha, et valdav osa nendest näidetest on seotud ka just nõustamisoskustega, mida siis saab rakendada muuhulgas ka karjäärinõustamise raames. Ühelt poolt tundub slaidil olev küsimus, milliseid kompetentse on vaja, et kas seda küsimust on vaja küsida, sellepärast et karjäärispetsialisti kompetentsimudelis on need kompetentsid kirjeldatud ära ja valdkonnast ja sihtrühmade mitmekihilisusest tulenevalt ongi vaja laia oskuste ja teadmiste baasi. Ja näiteks oskuste kompassis on välja toodud tervelt 125 oskust, mis peaksid karjäärispetsialistil olema. Ja siit muidugi joonistub välja ka potentsiaalne vajadus, et erinevatel ametikohtadel, erinevate sihtrühmadega, erinevates olukordades töötavatel karjäärispetsialistidel, kas või tulenevalt oma varasemast taustast, võib ikkagi selliseid isiklikke fookuseid ja siis isiklikku prioritiseerimist olla vaja ja siis ongi väga oluline see, et nad siis oskaksid ja et nendel oldaks ka toeks siis vastava prioritiseerimise juures oma enesearengu eesmärgistamise juures. Ja seetõttu uurisime ka intervjuude läbiviimisel osapooltelt, et teades, et kõik on oluline, kuid mida nad ise eriti esile tõstaksid tuginevalt siis oma kogemustest lähtuvalt. Ja üldiselt toodigi esile ka kompetentse, mis on karjäärispetsialisti kutsestandardis ka kajastatud, et midagi uut lauale ei tulnud, mis oli veel hea selline juba ilmselt mitmekordne positiivne valideerimine kutsestandardile ka, mida toodi välja on siis tehisarud ka kasutamine, mis on viimastel aastatel, see kõlab juba käibeväljendina, muutunud eriti aktuaalseks. Et kutsestandardis selline kiirelt arenev valdkond on siis lahendatud niimoodi, et seda ei ole detailselt seal kirjeldatud, et digipädevuste all viidataksegi Euroopa Liidu raamistikule digikamp ja digikampi jälle vastavates osades uuendatakse regulaarselt, et see käiks siis ajaga ka kaasas. Kuid millised siis olid need karjäärispetsialistide poolt esile tõstetud kompetentsid,
mida nad siis ka kutsestandardis nimetatud kompetentside raames tõid eriti esile. Mida siis nende ka kogemuse põhjal on vaja nii nendel endil kui ka nende kolleegidel eriti arendada ja mille arendamine siis ka toetab lisaks sellisele enesetõususele ka nende sihtrühmade edenemist, kellega nad siis igapäevaselt töötavad. Kõigepealt tõsteti esile siis erinevaid suhtlemis- ja nõustamistehnikaid. Kõik saab sellest alguse, et kui on tegemist kas üks-ühele või grupi kontaktiga, et siis kõik järgnev saab ainult põhineda sellisel usalduslikul suhtel ja siis selle usaldusliku suhte oskuslikul kujundamisel. Toodi välja sellised keerulised või ebastandardsed juhtumid. Väga kerge on töötada inimesega, kellel on kõrge motivatsioon, aga mida teha siis, kui motivatsioon ei ole kõrge. Või kui karjääriteemad on seotud siis teiste väljakutsetega, mis siis inimeste elus on veel. Toodi välja, et nagu ka teiste valdkondade professionaalide puhul, et siis kindlasti ka karjäärispetsialistide puhul selline eneseanalüüsioskus, eneseteadlikkus, et sellega on valdkonnas paljudel spetsialistidel väga hästi, aga et just, et kuna maailm muutub, väljakutseid tuleb juurde, et see vajab endiselt tähelepanu ja alustajate puhul seda enam. Ja sellega on seotud ka siis refleksioon ja nüüd see järgmine punkt on siis seotud siis klientidega, ka karjääriteenuste sihtrühmadega, et siis osata ka toetada nende refleksiooni erinevate olukordade kohta ja eneseanalüüsi ja et oleksid ka sellised teaduspõhised valideeritud meetodid selle jaoks olemas. Ja mõned näited veel, et nende teaduspõhiste meetodite juurest ongi väga sujuv üleminek siis hindamisvahenditele, nende ka kasutamisele, tulemuste tõlgendamisele ja siis ka, et kuidas kliendiga nendel teemadel siis rääkida ja et siis ka kokkuvõttes ka sellest oleks kliendile võimalikult palju abi. Toodi välja karjääriinfot ja siin osad spetsialistid ütlesid niimoodi otsekoheselt, ausalt, et haridus- ja karjäärisüsteemis toimub nii palju muudatusi ja ka laiemalt globaalselt Euroopas, Eestis ka tööturutrendid muutuvad nii kiirelt, et see karjääriinfoga kursis olemine on endiselt selline igapäevane väljakutse, millel on vaja tähelepanu pöörata ja kindlasti just ka see osa professionaalsusest, mida tuleb arendada, on see, et kuidas ma siis seda karjäärispetsialistina optimaalselt teen. Kindlasti võrgustikutöö, ka koostööoskused, aja planeerimine ja eraldi siis tehisaru, et kuidas seda ise ka kasutada ja kuidas seda teemat siis käsitleda koos siis oma sihtrühmadega. Ja millised on mõned takistused ja väljakutsed, mida mainiti siis sellel põneval professionaliseerumise teekonnal? Et kõigepealt mõned väljakutsed on jäänud endiseks, mida siis toodi ka välja aastal 2022. Et õpivõimalusi on, kuid nad on ikkagi siis erinevates kohtades, et ei ole sellist ühte kohta, mis siis sobiks enam-vähem kõikidele, vaid selle õpitee on ikkagi enda jaoks vaja kombineerida. Ja teiselt poolt, mis nüüd mõjutab ka just seda aega ja energiat, mida saab siis enese täiendamiseks panustada, on see, et toodi välja, et nüüd ükskõik, et mis see täpsem ametikoht siis on, et ikkagi tööülesandeid on palju ja töö on intensiivne ja toodi ka välja, et materjale on palju loodud aastate jooksul ja osaliselt nendest ka ei olda teadlikud või siis ei olda päris kindlad, et kas need on need kõige ajakohasemad või et kust ma siis ikkagi leian mõne materjali, kui mul on just seda ajakohast ja kvaliteetset materjali vaja kiirelt. Ja mis nüüd puudutab seda tööülesannete paljusust, töö intensiivsust, ja toodi ka välja, et tihti tööandjate puhul võib siis selline teooria ja praktika minna lahku, et küll ollakse väga toetavad, enesetäiendamine on oluline, et muidugi mine õpi
arene, kuid töökorraldus siis ei võimalda seda teha ja siis tööandja ei pruugi siis ise proaktiivselt noh, ka neid võimalusi otsida või pakkuda välja. Ja ütlen laiemalt, et kuna paralleelselt on toimunud ka erinevate haridussektorite õpirännet, just siis haridustöötajate õpirännet puudutavad uuringud, et seal on üsna sarnane väljakutse, et juhid on moraalselt väga toetavad, kuid need keerukused saavad just alguse siis tööülesannetest, töökorraldusest, aja vabastamisest siis enese täiendamisele. Ja siis ka töö ja õppimisvõimaluste info muutub kiiresti, et on raske ennast kursis hoida. Ja mõned veel, et nüüd, kui vaadata just siis nii tasemeõppe kui eriti täiendkoolituste pakkujate vaatenurgast, siis need inimesed, kes Eestis vajavad ja võiksid olla huvitatud enese täiendamisest karjääris spetsialistina. Et nad on ikkagi väga erineva ettevalmistuse ja motivatsiooniga, et siis üks väljakutse, millega just koolituse pakkujad on kokku puutunud, on see, et kuidas siis kujundada sellist kohe sisse. pakkumist. Kui teil on mikrofon sees, siis palun lülitage välja, aitäh. Et kuidas kujundada sellist pakkumist koolitusele osalejatele, et mis siis sobiks kogu grupile ja oleks kogu grupile praktiline. Ja üheks väljakutseks on praktikavõimalused, mis võiksid olla selliseks, noh, ütleme vabatahtlikult kohustuslikuks osaks nii baaskoolitusest kui mikrokraadi omandajatest ka, et see oluliselt suurendab ju koolituse kasutegurit, kuid nende praktikavõimaluste leidmine on väljakutse kohati. Ja nagu alguses sai mainitud, siis võrgustikes osalemine on olnud üks selliseid inspireerivaid, motiveerivamaid, sisukamaid võimalusi, kuidas siis karjäärispetsialistina õppida, areneda. kuid kõik need võimalused ei pruugi olla siis kõigile karjäärispetsialistidele kättesaadavad. et siin on piirkondlikke erisusi ja ühe takistusena toodi välja ikkagi taaskord seda oma töökorraldust ja töökoormust. Ja üks väljakutseid ka nüüd karjäärivaldkonna entusiastidele ja korraldajatele on see, et ühelt poolt karjäärispetsialistid ise toovad väga välja, et üks selliseid eelistatumaid ja vajalikumaid arengu võimalusi on just see võimalus saada kogenumatelt spetsialistidelt tuge ja mentorlust. et ma reflekteerin, aga et keegi võiks seda aidata suunata, tahaks õppida teistelt. teiselt poolt, kui nüüd taoliselt väga sisukaid võimalusi on pakutud, et siis mõnikord ikkagi need samad inimesed, kes siis vastavat huvi näitasid, noh, ei pruugi nendele võimalustele ikkagi jõuda, et kuidas jah, siis need kaks asja tuua kokku. Ja mis need võimalikud lahendused siis võiksid olla, mida pakuti, et siis kõigepealt üheks suureks ootuseks on siis vähemalt nende juba praegu olemasolevate võimaluste siis veel selline oskuslikum süstematiseerimine, paketeerimine ja selle paketeerimise kommunikeerimine, kui ka kasutada palju võõrsõnu ja järjest, et siis erinevate siis professionaliseerumise vajadustega karjäärispetsialistidel oleks siis ees, ütleme, selline kaart või pakkumine, et millest siis moodustub tervik ja paljud nendest võimalustest on siis ka juba olemas ja mõndasid siis tuleb veel juurde luua või arendada. Ja mis puudutab nüüd tasemeõpet, et siis kindlasti seal selle käivitamiseks on mitmeid eelduseid ja üks eeldus, mida ülikoolid näevad, on ka siin ikkagi siis riigipoolne tellimus ja lisarahastus. Ja pakuti ka välja sellist varianti, et millesse siis tulevikus süveneda lähemalt, et näiteks ka ülikoolis lisada aineid just personalispetsialistidele, et keda küll koolitatakse niikuinii, aga et pöörata veel rohkem tähelepanu sellele, et on teatud karjäärinõustaja kompetentsid, mida just personalispetsialistid vajavad eriti süvendatult, just siis ka neile kohandatult, et siis see võimalus võiks olla. Ja mille osas oleks väga tänulikud, et kes on sellega kokku puutunud, on siis
Haridus-Teadusministeeriumi ja Haridus- ja Noorteameti poolne algatus, kus siis korraldati selliseid maakondlikke kohtumisi karjäärivaldkonna osapooltele, mille nimi oli Kraadime karjääriteenuseid. ja leiti, et just nendes piirkondades, kus sellist võrgustikku praegust eestvedajate pinnalt veel tekkinud ei ole, et ka siis selline väline positiivne nügimine, kokkukutsumine võib siis sellele aidata kaasa, nii et sellega soovitati kindlasti jätkata, sest ka nendes kohtades, kus see piirkondlik võrgustik juba on, et seal see annab sellist energiat juurde. ja järgnevas plokis, kuna fookus oli just üldharidusel ja kutseharidusel ka, et mis on need teemad, mis just nendes haridussektorites seoses siis karjääripädevuste arendamisega tegelevate spetsialistide professionaalsusega on need kõige-kõige olulisemad, mida välja toodi. et kõigepealt toodi välja, et tehakse palju osades haridusasutustes, osades piirkondades, see palju kipub olema juhuslik ja see tuleneb sellest, et nii üldhariduskoolide puhul kui ka kutsekoolide puhul või kutseharidusasutuste puhul on see võimekus ja tase siis karjääripädevuste toetamisel erinev. kuid mis nüüd loodetavasti aitab süsteemi korrastada, on siis see riigipoolne ootus, et alates 1. septembrist lähenetakse siis karjääriteenuste pakkumisele süsteemsemalt ja tegevuse aluseks oleks karjääriteenuste korraldus ka kava, et seda siis üldhariduskoolide puhul. ja mis on põnev, mis tuli siis välja just rühma intervjuudest, et mõnikord isegi haridussektoreid võiks käsitleda rohkem koos ja et on väga sellised sarnased vajadused näiteks kutseharidussektoris praktikakoordinaatoritel ja rühmajuhendajatel ja näiteks üldhariduskoolides klassijuhatajatel või siis ka riigigümnaasiumis, kes on mentorite rollis. ja ka aineõpetajatel ja kutseõpetajatel, et jälle, kui eelnevalt täiendkoolituse pakkujad tõid välja, et gruppe võib olla keeruline saada kokku täienduskoolitusteks või siis ka, et tahame vältida gruppe, kus on osalejatel liiga erinevad vajadused, et siis on need täiskasvanuõppe mõttes seda kvaliteetset kogemust raske pakkuda. et siis jälle nendest intervjuudest selgus, et on hästi palju ühisosa või võiksid tulla, ütleme sellised väga sisukad täiendkoolitusgrupid. ja kindlasti tuleb siia pilti juurde tuua ka noorsootöötajad, et ka näiteks siis klassijuhatajate või riigigümnaasiumide mentori ja noorsootöötajate puhul ka, et on teatud teemad, kus nad arutavad siis õppijate või noortega ja kus ka võiks olla sellist ühtlustatumat lähenemist. ja mis joonistus väga oluliselt välja, on see, et just seoses üld- ja kutseharidusega, et kus ka just üldhariduse puhul siis enamus koolipidajatest on omavalitsused, et ikkagi siis teatud selliseid karjääri pädevuste kujundamise oskuseid on vaja erinevatel sihtrühmadel ja selleks siis on võimalik teha erinevaid tegevusi või õigemini nad peaksid tegema erinevaid tegevusi, et näiteks kooli juhtkonna ja omavalitsuste haridusspetsialistide ja juhtide puhul on kindlasti kõigepealt üldse siis oma haldusala või kooli karjääriteenuste tähtsustamine, läbimõtlemine ja planeerimine. ja nendel peaks olema just siis kogu selle piirkondliku või kohaliku või selle haridusasutuse selline süsteemi kujundamise ja juhtimise oskus. ja see, kuidas nad seda teevad, määrab ju ka paljuski selle keskkonna, et kus siis karjäärispetsialistidel on võimalik tegutseda. mis puudutab nüüd karjääriteenuste korraldamise eest vastutajat ehk karjääri koordinaatorit, et nendegi puhul on lisaks sellele, et neil võib olla ka endal roll siis otseselt karjääriteenuste pakkujana, on ka nendel vaja ikkagi siis teatud neid nii-öelda töökorralduse ja suure pildi kompetentse.
et kindlasti lisaks karjääriinfo valdamisele ka kindlasti võrgustikutöö ja kindlasti karjääriteenuste koordineerimine. Siis on aineõpetajad, kutseõpetajad, karjääriõpetuse õpetajad, et kes siis puutuvad õppijatega kõige mahukamalt ja järjepidevamalt kokku. Lisaks siis ka klassijuhatajatele ja mentoritele. et ka ja nendelgi on siis hulk tegevusi, mida nad peaksid tegema, peavad tegema ja mida siis toetavad olulised oskused, teadmised, et mis siis selle professionaliseerumise seisukohalt on olulised. Ja klassijuhatajate ja mentoritega täpselt samamoodi. Ja nende kahe slaidi mõte on siis see, et kui nüüd see karjäärispetsialistide kompetentside pilt on niimoodi väga mitmekihiline, et siis just lähtuvalt nendest ametikohtadest ja rollidest joonistuvad selgelt välja fookuspunktid. et kui need fookused on paigas, et siis me juba võime öelda, et tõepoolest, et tegemist on tugevate professionaalidega ja siis sinna veel tulevad täiendavad siis enesetäiendamise võimalused juurde. Ja huvitava uue sihtrühmana võrreldes varasemate uuringutega tulid esile tugispetsialistid, et ju ka tugispetsialistide ametikohtade loomist ja värbamist on väga paljudes omavalitsustes viimastel aastatel ka prioritiseeritud ja selleks ka siis haridusasutusi ja nügitud, et ka nemad ise tunnevad, et nendel on karjääri valdkonnas oluline roll ja siis ka, et neil võib olla siis juba olemas väga head kompetentsid, et kuidas siis töötada koos haavatavate sihtrühmadega. aga et neil just on ka vaja neid karjäärispetsialisti kompetentse juurde. Ja siis, kuna meil oli ka hiljuti selline niinimetatud valideerimise seminar, kus siis uuringu laiendatud koosseisus juhtrühm sai rääkida nende tulemuste vormistamise juures kaasa. et siis seal tulid veel mõned märksõnad esile, et näiteks lai silmaring, mis on kõikide nende eelnevate ametikohtade täitjate puhul oluline. ja toodi ka välja, et eriti kui nüüd on siin tegemist inimestega, kes on võib-olla oma ametikohtadel väga kogenud, et nendel võib olla puudus sellistest nõustamisoskustest, mis näiteks tugispetsialistidel on juba nii-öelda standardpaketis olemas. aga et just need mõned riskid on see, et kasvõi siis õpetajate puhul, et jäädakse kinni kuidagi oma hoiakutesse või siis ka teatud stereotüüpidesse, et millise taustaga õppija siis millist erialavalikut saab teha, et just, et ka selle mõtlemise avardamisega tegeleda ja kindlasti on siis tähtis olla ise eeskujuks. ja toodi välja, et karjäärivaldkonna arendamist teeks palju-palju kergemaks see, kui haridusvaldkonnas paralleelselt toimuksid mõned ka muud süsteemsed muutused, lisaks siis karjäärivaldkonna edasisele tähtsustamisele. toodi välja, et eriti just kolmanda kooliastme puhul, et siis õppekavas teoreetilise õppemahu vähendamine ja panna siis rõhku ikkagi rohkem sotsiaalsete oskuste ja karjääripädevuste arendamisele ja et kindlasti, et oleks siis lõimitud neid võimalusi saada praktilisi töökogemusi ja tuuakse teiste riikide näiteid ka, et näiteks Soome ja Taani. ja toodi välja, et kui haridustöötajate puhul jätkata seda arutelu, et mis see töö edukuse näitaja siis ikkagi on ja et kuivõrd siis nendest näitajatest siis mõni alamnäitaja võiks olla seotud siis ka edukusega siis õppijate ja noorte karjääripädevuste arendamisel. ja lisaks soovitati veel hulka detailsemaid lahendusi, millega siis saab ka raportis detailsemalt tutvuda, et kui siin mõned
markeerida siis tempokalt ära, et näiteks toodi välja, et eraldi väljaõpet on vaja karjäärikoordinaatoritele, sest see on selline, ütleme, spetsiifiline ja samas väga potentsiaalikas roll, et kui nüüd jätta need omavalitsusjuhid ja haridusasutuste juhid kõrvale, et siis just karjäärikoordinaatorid on need inimesed, kelle võimuses on seda keskkonda kujundada. Ja toodi välja, et kuigi juba aineõpetajatega on tehtud palju tänuväärset tööd, et siis endiselt on vajalik seda tööd jätkata, töötada välja materjale ja just siis see rõhk sellele, et aineõpetajad siis oskaksid märgata võimalusi, kuidas siis karjääriteemasid ainetundidega siduda. ja kindlasti see on ka see teema, et mida siis võimalusel just ka aineõpetajate tasemeõppesse tuua rohkem juurde. Mis puudutab arenguvestluseid, siis intervjueeritud tõid välja, et arenguvestlustel on väga suur potentsiaal, juhul kui neid siis viiakse oskuslikult läbi seoses karjääripädevustega. ja siin siis toodi välja, et kõik need juhendid, koolitused, mis puudutavad arenguvestluseid, et sinna siis karjääriteemade dimensioon tuua juurde. Siis mäletatavasti ühel eelmisel slaidil oli väga rõhutatult toodud välja, et enamusel karjäärispetsialistidel napib aega ja võib-olla osadel ka motivatsiooni osaleda just sellistel mahukatel koolitustel. mis tähendab, et üks selline, ütleme, koolitusturu suund selles osas võiks siis minna selliste veel lühemate ja veel praktilisemate formaatide juurde ja toodi ka just välja siis asutuse siseseid koolitusi, kus siis ka võib-olla see potentsiaal, et siis ka tekib asutuse sees selline karjäärientusiastide grupp veel selle käigus juurde. ühe lahendusena pakuti veel välja, et kuigi materjale juba on ka olemas, aga et need, mis on olemas, et nendest siis tõsta teadlikkust, vajadusel ajakohastada ja siis vajadusel töötada ka välja siis uusi selliseid kooliüleseid juhendmaterjale ja siis ka juhiseid erinevate siis ütleme tööviiside, töömeetodite kohta, sest hetkel kohati juhtub ikkagi ka see, et ühelt poolt aega napib, kuid teiselt poolt siis leiutatakse jalgrattaid ehk siis just, et oleks, et pigem neid alusmaterjale rohkem olemas, mida siis iga karjäärispetsialist saab kohandada, aga et see alus oleks olemas. ja siis ka juhised, et kuidas siis orienteeruda, et näiteks selline hea termin, et starter pakett siis algajatele. ja mõned näited veel, et kus nüüd just piirkondlikul koostööl on väga suur roll, on see, et siis tõsta õpetajate teadlikkust, et mis need just hetkel ja ka oma piirkonnas olemasolevad õppe- ja töövõimalused on, et kasvõi kutseharidusasutuste tööandjatega tutvumine ja miks mitte ka tõesti õpetajad ise viia sinna koha peale sellisele, kui mitte praktikale, siis vähemalt sellisele põhjalikumale ekskursioonile. ja toodi ka välja, et kindlasti arendada siis nii õpetajate kui koolijuhtide oskust just kujundada neid karjääri toetamise tegevusi nii, et seal kindlasti siis oleks õppijate jaoks siis ka eel- ja järelrefleksioon, et kui neid asju tehakse, et siis see kujuneks üheks tervikuks. niimoodi. ja nüüd on küsimus Aunele, et kas sa sooviksid võtta ettepanekud ja soovitused tulevikuks kokku, et nüüd sai selline kirju pilt antud ja mida siis intervjueeritud tõid välja, et mis siis edasiseks see kõige olulisem on? Ja, aitäh. Et jah, sellist süsteemsust ja koostööd hästi palju rõhutati, et Jaan siin üht-teist juba mainis ka, et see selline võib-olla ka, kui meil oli see laiendatud valideerimisseminar, et sealt jäi hästi kõlama see, et kui me ühiselt ja koos teeme, siis on võimalik seda valdkonda oluliselt edasi viia. Ja võib-olla
kõige rohkem just seda kohalike omavalitsuste rolli, et sellele võib-olla rohkem tähelepanu pöörata. Et praegu võib-olla neil on olnud väiksem roll, aga tegelikult see selline mitu kooli koos teeksid, jagaksid ressursse, teeksid ühiselt, mõtleksid läbi ja samamoodi, et nad teeksid näiteks kutseharidusasutustega koostööd, et mida mõned head näited juba olid, kus näiteks oli valikainet pakuti gümnaasiumile või käidi seal mingeid õppepäevi tegemas. Et hästi toredad, et selliseid koostöökohti on tekkinud spontaanselt, aga see on siiski pigem erandid. Et see annaks nii palju, et selline ütleme siis koolipidajate poolne nügimine oleks seal hästi kasulik. Ja et siin selle, kui oleme rääkinud Euroguidance'i meeskonnaga, et siin on plaane selles osas juba peetud ja on tulemas selline pilootprojekt ka, kus aidatakse koole oma selliste, ma saan aru, karjääriplaanide tegemisel, aga et see on hästi-hästi oluline. Ja siis käis ka ikkagi tugevalt läbi see personalispetsialistide suund, mida me algselt nii väga seekord ei võtnud fookusesse, aga et tegelikult koolid, kes koolitavad karjäärispetsialiste, nemad tõid hästi palju seda välja, et see on üks valdkond, kuhu sisse vaadata ja võib-olla leiame ka mingit ühisosa nende haridusvaldkonna inimestega, et see oleks eriti hea, kui saaks neid koos õpetada, aga et see vajab võib-olla veel sellist natukene uurimist tulevikus. Ja nagu Jaan enne mainis, et see selline üld- ja kutsehariduse spetsialistide ühine koolitamine, et see võiks olla selline huvitav valdkond, et kellel on seda ühisosa, et seda võiks proovida kindlasti ja noorsootöötajaid sinna kaasata samamoodi. Ja siis, kui me räägime sellest, et millised koolitusformaadid peaksid olema, et siis hästi palju minna sinna, kus juba midagi toimub, et enne oli see näide, et arenguvestlus, kuidas seda läbi viia, eks ju, et selle teemalisi koolitusi võib olla, aga et lihtsalt sinna panna siis see karjääri teema dimensioonina sisse. Samasuguseid näiteid on erinevaid siis, et mis puudutab õpipädevuse lõimimist ja just haridusvaldkonnas tegelikult ka tasemeõppes on päris palju teemasid, kus see karjäärivaldkond seostub, et siis neid saab ühindada ja mitte korraldada eraldi mingeid koolitusvõimalusi. Ja koolituspakkujad siis ülikoolide poole pealt eriti tõid kuidagi seda ikkagi mikrokvalifikatsioonide süsteemi, et pigem liigub sinnapoole, et need õpiteed muutuvadki järjest paindlikumaks ja kombineeritakse mikrokraade, et see on selline oluline suund, lihtsalt tuleb läbi mõelda, et millised need mikrokraadid on. Ja loomulikult selline praktikute omavaheline koostöö ja ideede vahetamine, et see on eriti sellise praktiku tasemel hästi-hästi oluline. Koolide inimesed ka hästi palju tõid seda välja, et tahaks kas või oma piirkonnas, et räägime praktiliselt, kuidas sa teed neid asju, et kõik sellised riigipoolsed sellise formaadi loomine, kus inimesed saavad kokku tulla, jagada omasugustega ideid, et need on hästi teretulnud. Ja siit, et ka see ei tohi me ära unustada neid, kes on juba võib-olla jõudnud sellise kogenuma eksperdi tasemele, et kindlasti neile ka suunata võimalusi. Ja ei pääse me üle ega, et hästi palju oli selliseid asju, mida saab ka ilma rahata teha või mida saab koolisiseselt teha, aga on mõned väga olulised kohad, kus kui me tahame sellist arengut edasihüpet, et siis kõige rohkem rõhutati seda karjäärikoordinaatori ametikohta, et tegelikult see on väga vajalik, aga väiksematel koolidel väga keeruline seda rahastada, et seal oli mingi kombinatsioone, kus aineõpetajal oli koormusest puudu mõned tunnid ja siis ta oli selle eest karjäärikoordinaator, aga et siin oleks veel vaja edasi mõelda, et kuidas seda niisugust eraldi rahastust on kindlasti vaja.
ja siis pakuti välja karjääriranitsa idee, et kui on kultuuriranits, et siis tegelikult on väga-väga oluline, et õpilased päriselt näevad neid tööandjaid, et sealt tekivad need inspiratsioonid ja samamoodi ka mitte ainult tööandjaid, vaid ka edasiõppimise, et eriti mis puudutab kutseharidust, et kui nad käivad seal kohapeal, need tulevad säreval silmi tagasi ja ülikoolidega ka, aga järjest raskem on neid õppekäike võimaldada. Ja siis kolmandana oli siis see Töötukassa, et see koostöö on väga hästi toimima läinud koolidel ja kuna viimasel ajal on seal ka ressursse jäänud vähemaks, et siis muretseti selle pärast, et juba on natuke raskem löögile pääseda, et see veel ei väheneks ja toodi ka välja, et Töötukassa spetsialistid on olnud väga oluline sellise kohaliku võrgustiku arendaja, osapool, kogulooja, et täna neil enam selleks väga tihti aega ei ole, et kuna inimesi on vähem, et siis see on üks nagu mõtlemiskoht, et kuidas sinna ikkagi ressurssi ehk juurde saada. Ja, et need olid siuke ressursi mõttes kõige olulisemad. Ja tulevikuks selliseid võib-olla, et see ei pea olema tingimata laiapõhjaline uuring, aga et selliseid, ütleme siis sihtgrupi põhiselt, et süüvida sisse, et mis need koolitusvajadused on näiteks personalispetsialistide puhul, et kui me räägime ülikoolis neile taseme või täiendõppekoolituste võimaluste pakkumisest, samamoodi tugispetsialistide puhul, et kuidas seda ühildada nende praeguse õppega, noorsootöötajatega ja nii edasi. Ja siis jah, see, et koolipidajate roll ja kuidas need koostöömudelid head on, kui leiame mõnes maakonnas hea koostöömudeli, et siis seda levitada ka mujal ja uurida, mis see täpselt tegi heaks. Jah, et see on praegu kõik, et liiguksime siis küsimuste juurde. Margit Rammo juba ühe pani, kas sa täpsustaksid seda küsimust, et mis sa täpsemalt mõtlesid? Ja ikka täpsustan, et lipsas siit läbi kellegi tänu selle üle-eestilise tuuri teemal, et kus me haridusjuhtide ja kohalike omavalitsuste haridusjuhtidega kohtusime ja keskendusime sellele just selle süsteemsuse loomisele koolis, et ja seire kujunes nagu üheks oluliseks peateemaks, et kõigepealt, et mida me sihime seal koolisüsteemiga, kuidas me seda ootust siis kirjeldame, mismoodi me seda tulemuslikkust mõõdame, eks ole, et see seiresüsteemi loomine kooli tasandil on üks sellest seaduse muudatusest. Et minu küsimus oli, et kui seal ja tekkis see sellel hetkel, kui oli ees tabel, et erinevate osapoolte nagu roll ja vajalikud oskused, eks ole, et siis seal vist lõppes planeerimisega, et kas see seiramine tuli ka siit uuringust nagu välja, et kas me saime mingit andmestikku, et selle seiramise oskuste kohta midagi öelda ja just seal kooli tasandil siis, eks ole, et mitte koolijuht ainult üksinda, vaid tihtipeale see on ju meeskond ja on koole, kus see karjäärivaldkonna eest vastutav inimene on meeskonnaliige ja kohti, kus ei ole, aga et ta moodustaks terviku, siis sellest tingituna see küsimus, et kas meil on andmestikku selle kohta, et kas me saame sellele kuidagi oma tunnetuse pealt sealt piirkondades sellele veel nagu tõenduspõhisust alla. Et ta niimoodi servamisi tuli, et kõige rohkem oli see, mida me mainisime, et see õpetaja edukuse mõõtmise võtmest tuli seda kõige rohkem, et see asi algab sealt, et kui me räägime, et ükskõik, mis me paneme eesmärgiks õpilase tasemel, aga kui me mõõdame õpetaja puhul ikkagi või õpetajad tunnevad, et nende edukus on seotud tasemetööde ja eksamitulemustega, et see oli üks koht. Räägiti sellest, et see, kus viidati Soome ja Taani eeskujule, et ongi hästi oluline, et mis me paneme eesmärgiks, et me paneme eesmärgiks selle, et meil oleks terviklik inimene, kes koolist välja läheb. Ja oli küll arutelu selle üle, et kuidas me siis aru saame, kas me peaks vaatama, et mis tast edasi saab ja nii edasi, et seda arutelu nende intervjuude käigus oli, aga et mingeid nagu väga häid lahendusi või visiooni sealt praegu nagu näiteid ei tulnud, et pigem oli, et jah, peaks, aga ei olnud võib-olla ühte niisugust konkreetselt väga head ideed veel, et see vajabki
sellist pikemat arutelu ja kui koolid hakkavad oma neid karjääriplaane seadma, et mis sealt siis tuleb välja ja kui on mingeid häid lahendusi, et siis neid jagada. Tänud. Innustan küsima. Eksklusiivne võimalus. Ja, kas kellelgi on veel mõni küsimus? Igaks üks ütlen vahel, et kui kohe ei ole, et siis me selle salvestuse väliselt läheme veel tänase kõige kasulikuma osa juurde, mis on refleksioon, mida siis järelvaatajatel tuleb teha kas üksinda või kolleegidega, kuid meil on võimalik teha seda siin kohapeal, mis on siis ka võimalik siin teistelt kohal olevatelt ekspertidelt ka õppida. Kuid veel, et kas keegi soovib suuliselt või siis kirjutada vestlusaknasse. Mul teine küsimus veel. Te olete ju karjäärivaldkonda pikalt uurinud, et seesama edutegu ja karjäärimudeli piirkonnas ja teil oli niisugune tugev taustsüsteem, et hea millesse nii-öelda sisse tulla. Et oli teil mõni selline tunnetus või üllatus või mingi selline täitsa nagu, et olukord on ikka muutunud? Valdkonnad siis laiemalt, et kui professionaalsuse teemal me ütleme tihti, võrdleme selle Tallinna Ülikooli ja Kaibata juhitud uurimistiimi tulemustega ja õppekavade vaates ja niimoodi ütleme, et väiksed nihked on, aga suuri ei ole, aga kui valdkonda laiemalt vaadata ja mis tollal olid siis arutelude all, Minu jaoks võib-olla sellised aha-kohad üks oli see, et kui ma rääkisin kutseharidusvaldkonna inimestega, kui sarnane, see oli sellega, mida ma olin enne üldhariduses kuulnud. See oli üks aha-koht. Mis mind üllatus oli see, et kui ma otsisin intervjueeritavaid, käisin kooli kodulehekülgedel, kui palju olid karjääriteemad just tugispetsialistide õlul, mida ma ei ole varem nii palju märganud, ja ka intervjuudesse sattus neid ja nad olid väga kuidagi, need, kes sattusid intervjuudesse, olid väga motiveeritud ja väga kuidagi sellised, tahtsid selle teemaga tegeleda, et isegi kui neil on juba 100 miljonit asja laual, nad tahaksid tegelikult karjääripädevusi toetada. Et see oli niisugune tore, seda ei saa üldistada kõigile, aga need, kes olid intervjuudes, et nende puhul oli just tugispetsialistide selline huvitav, keda mina ei olnud varem võib-olla tunnetanud, et nii kaasas on. Ja võib-olla sellisest, et mis on muutunud või kui ma võtlen varasemate intervjuude peale, mis ma olen teinud, et siis tundub, et on seda teemat nii kaua tuletatud meelde, et see kuidagi on muutunud selliseks, et jah, peaks kindlasti tegema või ja muidugi me teeme, et see on nagu edasi läinud. See, kuidas teha või see segadus või seda on alles, aga lihtsalt see, et vähemalt intervjueeritute puhul, et see on väga oluline või et me peaksime sellega tegelema, et see on hästi teadvustatud. Ja selline, et see valmisolek süsteemsemat asja läbi mõelda, vähemalt intervjueeritavate puhul oli hästi tugev, mis oli tore. Rõõm kuulda. Ja ma isegi näen, et tegelikult see, et mis iganes sektoris või haridustasemel sa toimetad, et selline ühtsed lähtealused just see, et üldharidusest edasi kutsekooli või gümnaasiumisse, et need lähenemiste põhimõtted on samad, eks ole, et selleks sellised ühised koolitused pinnast loovad. Ja õpetajate puhul, nemad tõid hästi palju seda välja, kui väärtuslik neil on olnud külastada erinevaid haridusasutusi, eriti kutsehariduses ja ka oma mingeid valdkondlikke suvekoole teha kutsehariduses ja kogeda seda kogu paketti, mis seal pakutakse, et see oli hästi selline väärtuslik asi, mida toodi on. Nii, aga Annalt on tulnud küsimus chati, et kui mõelda tulevikus karjäärispetsialisti kutsestandardi uuendamisele, et mis seal siis veel kutseandja poole pealt, et jah, et pigem me ei leidnud, et seal midagi nii väga puudu oleks. See tehisaru teema on võib-olla kaudselt viidatud. Küll aga mida tõid koolituspakkujad välja, on see, et seal on praegu ära kirjeldatud võtmepädevused, aga et see
ikkagi nagu oskuste tasemel, et mis oskused need on, mis on selleks vajalikud, mis teadmised on, mis hoiakud, et see kompetentsi lahti kirjutamise moment on võib-olla see, mis muudaks palju lihtsamaks koolituste ja arendusvõimaluste pakkumise ja ka ülikoolide mõttes natuke lihtsamaks teha, et jah, kui inimene on selles valdkonnas kaua tegutsenud, siis ta muidugi teab juba, et mis seal taga on, aga lihtsam oleks kõigil, kui oleks need asjad rohkem lahti kirjutatud, et mis selle kompetentsi taga on ja siis saame võtta selle aluseks ja selle põhjal siis teha aineid või koolitusi. Et see osa võib-olla. Ja tehisaru puhul, mis seal täpsemalt välja toodi, oli et kuidas neid viipasid teha niimoodi, et see oleks efektiivne, kuidas eetikateemat natuke käis sealt läbi, et kuidas seda ühesõnaga see probleem, et kui tehisaru ütleb ette, et mis valiku sa peaksid tegema, et see ei ole kindlasti see, mida peaks karjäärispetsialist tegema, et kuidas seal nagu laveerida, et kui inimene ütleb, et jah, ma olen juba küsinud tehisaru käest, et tehisaru ütles, et ma peaks niimoodi tegema või mingid selliseid näiteid toodi, et eks seal on nüansse veel palju. Nii. Ja Margit pani ka chati, et kes on juba, et seda on nagu laiemalt uuritud veel. Nii, tundub, et vist praegu sai kuskile maale, et paneme võib-olla salvestuse kinni siis praegu. Ja, ütlen veel lõpuks kommentaarina, et ka mulle oli tugispetsialistide roll see suur ahaa, sest töötades ka teiste nii-öelda valdkonna üleste või lõimitud valdkondadena, siis alati on see väljakutse tegeleda, ütleme, nende spetsialistidega, kes näevad oma rolli hästi kitsalt ja ütlevad, et minu töös ei ole. Ja siis on väga oluline otsida ja leida neid segmente, et kelle jaoks see tuleb hästi loomulikult. Ja kuna tugispetsialistid, eriti need, kes töötavad laste, õppijate ja noortega, aga tegelikult täiskasvanutega ka, nende õppimise ja töötamisvõimalustega, nende väljakutsetega, nad tegelevad sellega igapäevaselt niikuinii ühel või teisel viisil praktiliselt kõikide oma klientidega. Ja siis ongi, et kas või koolipsühholoogi puhul, et kui ta veel saaks selle nende klassikalise karjäärispetsialisti paketi ka mingil kujul juurde, et siis ta saaks oma tööd teha veel paremini. Nii et mul just tekkiski kuidagi see lootus ja optimism, et eri tüüpi tugispetsialistidega, kas või nende erialaliitudega võib olla üks selliseid järgmiste aastate võimsaid koostöövõimalusi siis tuumik karjäärivaldkonna eestvedajatel ka. Margitil oli veel käsi püsti. Ja mul on 2 sõnumit enne, kui me salvestuse kinni paneme. Et esiteks, et oli hästi palju juttu kogukonnast ja praktikast ja selle tähtsusest meie valdkonna ekspertidele. Et siin on teile kohe esimene võimalus, et 12. juuni kohtub karjäärinõustajate ühingu üldkogu tuleb Jõhvis ja teine pool päeva on täiesti avatud ja meil tuleb vägev paneel, et just valdkonnas toimuvatest muutustest ja vajadustest rääkida. Aiki Pärle ja Ida-Virumaa koolijuhid on kambas, nii et tulge liituma. Ühingu koduleheküljel on registreerimisvorm avatud. Ja teiseks ma tahaks tänada meie uurimistiimi, et Aune ja Jaan, see on suurepärane töö olnud, suurepärane koostöö. Suur tänu teile ja jagada ka väikse lubaduse, et see raport on valmimas ja see tuleb juunis, nii et hoidke silm peal Euroguidance Eesti mailinglistidel ja Facebooki lehel ja uudistel, et anname kohe kindlasti märku, kui on siis seda tänast päeva kõike ka kaante vahelt lugeda. Suur tänu! Ja järelvaatajatele aitäh vaatamise ja kuulamise eest!